ma nägin ühel ajal sellise unenäo, et reaalselt see unenägu anti mulle siis, kui ma ostsin endale korteri seal, kus ma praegu elan. See oli juba aastaid tagasi ja ma ostsin selle kodu ja te teate küll, et kui sul on natukene raha ka ja sa saad endale uue korteri, siis hästi suure põnevusega ju sisustad seda, vähemalt naised on sellised, ma ei tea, kus mehed on, aga ma räägin enda eest. Et siis sa sisustad seda ja proovid igatepidi kõik hästi teha. Ja mina proovisin ka ja tegin ja ühel hetkel ma nagu avastasin, et see on nagu nii oluline, kuidas mul need kahelkivid seinas on ja kuidas mul see on või see on või see on. Ja siis ma nägin äkki unenäo. Ja ma nägin unes, et ma olin taevasa. Ma olin nagu nii-öelda ülalkorrusel ja vaatasin sealt alla ja nägin iseennast seal askeldamas, kuidas mul oli nii tohutult tähtis see, missugune see maine kodu nagu välja näeb. Et ma isegi unustasin viivuks peaasja, miks me üldse Jeesust järgime ja mis kõik on seotud igavikuga. Ja ma tean, et maiste askeldustega on see hästi lihtne kaduma. Sa teed oma igapäevast elu, nagu see oleks ainuke elu siin maa peal. Sa sehkendad, sa teed, sa maksad, sa küsid, palud ja sa tunned ennast hästi, kui see elu on sul siin turvaline. Ja nüüd mina nägingi unes seda, et mina askeldasin seal korteris ja tegin kõik. Ja siis ma nägin, et ühel hetkel oli keegi teine seal korteris hoopis, kes ei olnud minu pereliige. Ja mina olin taevases korteris, mis oli väga suur. See oli tohutu suur, seal ei olnud mitte midagi erilist. Pahtel oli kuivamas seina peal. Tapeetigi ei olnud. Aga suur oli, vähemalt katus oli pea kohal, ütleme siis nii. Aga ei olnud seal sellist ilu, mida ma võib-olla siin maapealses kodus olin tahtnud luua. Ja mul hakkas nagu nii kahju, unenäos ise, kui ma vaatasin selle maise varanduse peale ja mõtlesin, et kui lihtne on tegelikult vaenlasel meid petta ja eksitada ja teha selle maailma asjad nii oluliseks, nagu me elaksime siin igavesti, kui samaaegselt on meil tõotus, et me elame taevas igavesti. Ja kui meil seal on varandus ja kui me kogume sinna varandust, siis see on see, mida mitte keegi ära võtta ei saa meie käes. See on see, mida koi ja roost ei riku, eks, nagu ütleb piibel. Ja ma ütlen ausalt, et teinekord on väga kasulik saada sellest ilmutus. Ja kui sa sellise ilmutuse oled saanud ja hiljem issand lisas ka seda ja ütles, et paljud kristlased on hobikristlased. Nad teevad vaimulikke asju siis, kui on aega üle, siis kui on raha üle. Et see on nagu siis, kui aeg on. Aga tema tegelikult on kutsunud meid olema pruuta ja pruut leiab oma peigmehe jaoks alati aega. Pruudi jaoks on alati kõige tähtsam olla peigmehega koos ja käia temaga koos ja vaadata, mis on tema vajadused. Et selles mõttes ma tahtsin teid lihtsalt nagu julgustada ja üles ehitada sellega, et isegi kui see fookus teinekord meil läheb ära selle maise nii-öelda taevase kutsumise pealt, siis kindlasti tee kõik selleks, et sa selle üles leiaksid uuesti. Sellepärast, et see on see maailm, mis surub meile nii tugevasti peale, et me kindlasti paneksime rõhuasetuse sellele, mis on see maailm. Mitte ainult raha ja aja, vaid kõik, mis sul tegelikult on. Ja sellepärast, see oli aastaid tagasi, kui ma seda nägin ja mul tuli see paar nädalat tagasi uuesti meelde, et kutsuda üles inimesi esmalt pühenduma Kristusele oma elu. Et me võime küll öelda, et jah, me oleme kristlased, me käime koos temaga, aga tegelikult see prioriteet on see, et kas päriselt ka on tema esikohal meie elus, kas päriselt ka meie aeg kulub temale ja me otsime seda, mis on taevas, mitte maa peal esmalt.
See ei tähenda seda, et me maist elu ei pea elama või remonti tegema või uut kapit ostma. See on selge, et see on normaalne, et me seda teeme, aga ma räägin prioriteetidest. Ma räägin sellest, mismoodi issand näitas mulle minu südant, et hoolimata sellest, et ma ühel hetkel kohtusin Jeesusega palgest palgesse, oli ikkagi mingi aeg hiljem libisenud see fookus kuskile ära. Ja see on väga lihtne uuesti, kui sa midagi teed, ära libisema, et meie igavene kodu on siiski taevas. Ja kui me investeerime sinna, siis meil on alati kindel, et mitte keegi seda sealt ära võtta ei saa. Nii et sellise julgustusega, ma ei tea, kas see oli julgustus küll, võib-olla mõnel ei olnud, aga mina igaks juhuks tahtsin seda teile rääkida, sellepärast, et kuidas sa teada saad, kas su süda kuulub temale esmalt. See on väga lihtne, kui sa näiteks oled tööl ja tööpäev hakkab lõppema. Mis on see, mida sa kõige rohkem ootad? Mida sa õhtul teed? Kas sa ootad seda, et sa lähed koju, paned teleka mängima, vaatad filmi? Kas sa ootad seda, et sa võib-olla saad kokku kellegagi? Või sa ootad seda, et sul on üks kvaliteetaeg olla issandaga ja otsida teda, et see on mitte ainult tööpäeva lõpus, vaid ma mõtlen üldse, see on see, kuhu su süda tõmbab, piibel ütleb seda meile. Et seal, kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Ja see, kuhu su süda sind tõmbab, on see, kuhu tegelikult, kus su varandus tegelikult on. Ja see on hästi lihtne enda puhul testida. Et kui meie fookus on kuidagi ära läinud, siis vaata, kuhu sind su süda tõmbab. Et kas sa tahad minna kuskile pidutsema või tahad sa minna midagi muud tegema. Jällegi ütlen, mitte et seda teist ei või teha, mitte seda, et me ei või käia kuskil teatris või ma ei tea, koortekoolis või trennis või loomulikult see ei ole küsimus. Küsimus on prioriteedis. Ja kui me rääkisime siin vaimude eristamisest ja sellest kõigest, ma ütlen ausalt, et mul on olnud täna keeruline päev ja ma ei ole saanud kõiki kirjakohti ette valmistada ja tõenäoliselt ma järgmine kord millalgi jätkan sellest, mis ma tegelikult tahtsin täna rääkida. Aga siiski ma loen uuesti ette selle kirjakoha 1. Johannese 4. peatükk 1. salmist alates, kus on öeldud, armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohvetid on välja läinud maailma. Sellest te tunnetate Jumala vaimu, et iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihastunud olevat, see on Jumalast. Ja ükski vaim, kes ei tunnista seda Jeesust, ei ole Jumalast ja see on Kristuse vastane vaim. Et kui me räägime vaimude eristamisest, siis me peame kindlasti rääkima ühest väga olulisest asjast, et vaimses maailmas, ma usun, seda paljud teist teavad, aga osad, kes meid võib-olla kuulavad ja kes ei ole saanud täna kohal tulla, võib-olla on ka neid, kes ei tea seda, et vaimses maailmas liigub informatsioon vastavalt sellele, kellega sa oled kontaktis. Ehk siis, kui sa oled Jumala vaimu poolt juhitud, siis sa saad Jumala vaimu käest tarkust, sa saad teadmist, sa saad juhtimist tema käest. Sa oled temaga kontaktis, aga kui sa ei ole Jumala vaimuga kontaktis ja inimesel on üleloomulik tunnetus ja teadmine, siis piibel ütleb, et see on kuri vaim, et see ei ole, me oleme sellest väga palju ka rääkinud ja õpetanud, aga ma kordan seal lihtsalt üle, et miks on läinud väga palju valeprohvetid maailma ja mis on tegelikult selle eesmärk. Ja kui me vaatame eriti tänapäeva maailma, kus igal, ma ei tea, rahvasaadikul umbes on ka oma nõid, kus ta tarkus saab ja kus kõik on nagu hästi informeeritud ja kõigil on mingi oma selline kohalik nõid või sensitiiv, kes talle siis tarkust annab või ta ise tegeleb sellega, siis ma kordan veel kord üle, et inimesel ei ole üleloomulikke võimeid iseendal, vaid kui tal on üleloomulik tarkus teiste inimeste jaoks, siis ta on ühenduses vaimumaailmaga. Ja kui sa ei ole ühenduses püha vaimuga, siis sa oled ühenduses kurja vaimuga, kui sinu kaudu tuleb tarkus teiste inimeste jaoks ja laiemate olukordade jaoks.
et me oleme seda rääkinud, et kui sa tunnetad iseenda suhtes midagi konkreetselt, siis ka maailma inimene võib oma vaimu kaudu kogeda teatud asju, kui teda näiteks midagi ähvardab. Et kui mina olin maailmas, ma mitu korda kogesin, kui midagi ähvardas mind, mingi hädaoht ähvardas mind ja ma tunnetasin seda oma vaimu kaudu. Ma ei teadnud isegi, et mu vaim on, aga see, et sa ei tea tõde, see ei tähenda seda, et reaalsed vaimumaailma seadused ei toimi, eks ole. Ja mina ise siis nii-öelda tajusin neid asju oma vaimu kaudu, aga ma ei tajunud need kunagi mitte ühegi teise inimese kohta. Saate aru, kus see vahe on, et inimesel on siiski teatud selline ohutunnetus sees ja kui te olete lugenud raamatuid või vaadanud dokumentaalsaateid, siis inimesed tihti ütlevad, et kuule, mu süda tundis ette, eks ole. Nad ei ole kristlased, nad ei ole püha vaimuga täidetud, aga siiski neil on enda suhtes olnud mingi tunnetus. Ma usun, et kõik te olete selliseid lugusid kuulnud, ja kus inimene tunnetab või tajub midagi, eks ole. Või ta tunnetab, et see inimene on halb tema suhtes või sobib halba näiteks. Et see on nagu tajutav mingil määral. Aga kindlasti ei ole piibellik uskuda, et inimesel võiksid olla üleloomulikud võimed, et temal endal siis tähendab ja ta nende võimete kaudu teab teiste inimeste eluteed ja ennustab neile ja kuulutab neile mis iganes. Et see on ebapiibellik ja piibel näitab meile väga selgelt, et see on ühendus kurja vaimuga. Mäletate, me rääkisime lausöö vaimuga tüdrukust, Apostlite 16, kus lausöö vaimuga tüdruk ennustas, sest temas oli lausöö vaim. Ja kui see vaim sai välja aetuda, siis ta ei ennustanud, ehk siis ta ei kogenud üleloomulikku tarkust. Tal puudus igasugune üleloomulik tarkus. Ja nüüd, kuna on tulnud jälle siin mitukümmend aastat tagasi selline suur buum, kus usutakse igasuguseid ja otsitakse vaimseid asju uuel tasandil ja reklaamitakse ennast küll teadjatena ja kellena, siis me peame sellest aru saama, et isegi kui see vaim nii-öelda või see inimene, kes ütleb, et tal on üleloomulikud võimed, räägib tõtt sulle või ta räägib midagi positiivset hoopis. Et aeg on nagu jätta selline arusaamine, et kui kurat räägib kellegi kaudu, et see on kindlasti paha ja mustades värvides ja kisub sind maha, ei. Lausöö vaimuga tüdruku loost me nägime täpselt, et ta rääkis tõtta ja ta ehitas üles hoopis. Et see on nagu see, mida ma toonitan iga kord, kui ma seda teemat räägin, et ka positiivne jutt või tervendav jutt või mingisugune asi, mis sind korraks vabaks teeb, tegelikult on lihtsalt üks petlik manipulatsioon sinuga ja selle üks eesmärk on ainult. Ja mis see eesmärk on? See, millest ma täna alustasin, et sa mitte kunagi ei saaks issanda juurde. See eesmärk on tegelikult see. See eesmärk ei ole mitte kunagi sind tervendada, sind abistada, sulle midagi profeteerida või ennustada, et sa teaksid midagi paremat. See eesmärk on ainult üks, sind lahutada valede kaudu Jumalast. Et ühel päeval, kui sinu aeg on minna, siis sa ei ole temaga koos, vaid sa oled ühes teises paigas, kus sa mitte kunagi enam tagasi ei saa ja kuhu mitte ükski inimene mitte kunagi minna ei sooviks, kui ta teaks, kui kole see paik on. Et see eesmärk on see. Nii et kui meid on hoiatatud nii valeprohvetite eest kui ka vale Kristuste eest ja igasugustest nii-öelda sellistest, kes lausa võib-olla nimetavad ennast nõiaks. Näiteks minu üks tuttav on abielus nõiaga, kes tituleerib ennast valguse inglina ja kuulub gruppi valguse inglid. 21 000 jälgijat on. Ja ta on hästi uhke selle üle. Ta ei ole lugenud piiblit, aga kuskilt on nad võtnud selle valguse ingel, eks ole. Aga kes on piiblis valguse ingel on ju? Et vaata, kui täpselt tegelikult inimesed ennast nii-öelda määratlevad. Et kunagi, kui ma tegin ühte esimestest raadiosaadetest sellel teemal, Raadio 7, siis ma olin otse eetris ja kui viimane selline muusikapala oli, siis sellel ajal ma tavaliselt palvetasin ja mõtlesin, et mis on need viimased 3 lauset umbes, mis ma siis ütlen selle saate lõpetuseks. Ja
ma palvetasin ja ma olin teinud sensitiivide vastase saate ja siis ma palvetasin, et mis ma siis ütlen. Mis piitsa või präänikud, ikka piitsa, eks ole. Mis ma neile siis ütlen? Ja issanda vaim, ma usun, ütles mulle hästi selgelt selle lause. Ütle neile, et ma armastan neid. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei ole vist mitte millegist aru saanud veel. Et ma räägin just, kui koledad ja õudsad on need sensitiivid ja siis issand ütleb, aga ütle, et ma armastan neid tegelikult, ma surin nende eest. Ja teine kord oli mul ühes kaupluses Soomes, kus oli pandud, ma olen seda mitu korda rääkinud, aga räägin uuesti, oli pandud üles ühe rock-ansambli pilt, kus nad olid ennast väliselt teinud nii koledaks, suud olid verised ja mis iganes. Et ma seisin lihtsalt ja vaatasin seda posterit ja mõtlesin, no väga tuntud ansambel, vaatasin seda posterit ja mõtlesin, et kuidas on võimalik, et inimesed on sellises pimeduses ja ma tundsin selline kriitiline meel tuli mu seest esile. Ja siis jällegi issanda vaim ütles, et aga ma surin nende eest. Ja sellised asjad on mind toonud arusaamisele, et me peame hästi rangelt hakkama vihkama pattu ja armastama patust, nii nagu issand seda teeb. Et me tihtipeale näeme ikkagi koos seda. Me näeme ühte ebameeldivat võib-olla inimest või näeme mingisugust inimest, kes seal kuskil ennustab ja eksitab, eks. Aga tegelikult me ei näe seda, et Kristuse veri on täpselt samamoodi tema pärast valatud ja Kristus on väga õnnetu sellepärast, et inimene hukkub võib-olla ja mitte kunagi ei saa tema omaks. Et kui me nagu õpime tundma tema südant ja aru saama, et tema tegelikult ei tunne kunagi hea meel tõele surmast, vaid ta on hinna maksnud ka kõikide nende inimeste eest, siis see peaks meid motiveerima julgemalt tõde kuulutama. Sellepärast, et piibel ei ütle mitte kuskil, et pimedus peaks tulema valguse juurde. Et ta ütleb alati, et valgus peaks minema pimeduse juurde, tungima pimedusse, võitma iga maalapp endale, kuulutama tõde, et nad tuleksid tõetunnetusele, et nad saaksid aru, et nende silmad läheks lahti. Sest nagu ma ütlesin, väliselt meile tundub, et see küsimus on informatsioonis, abis, tervendamises, juhatuses, mingisuguses ennustamises. Aga tegelikult on küsimus selles, et inimest hoida pimeduses, eksituses ja ta mitte kunagi ei saaks Jumalaga lepitatud. Ta ei tuleks Jumala juurde. Ja kui meie süda on täis hukkamõistu ja kohtumõistmist selliste inimeste vastu, nii nagu minul see paar korda issand nagu korrigeeris mind, siis tegelikult me ei jõuagi mitte kuskile. Sellepärast, et sellest tunneb maailm, et me oleme issand omad, et meil on armastus isekeskis ja meil on armastus ka inimeste vastu ja me vihkame pattu, me ei tee kompromissi sellega. Nii et selles mõttes vaimude eristamine on üks, ma ei ütle olulisemaid, aga üks hästi oluline vaimuandja, kus sa just nimelt tunnetad ära selle, mis vaimus inimene räägib, mis vaimus keegi profeteerib, mis vaimus keegi liigub. Ja nagu ma ütlesin, lause vaimuga tüdruk rääkis ju tõtta. Kui ma ei tea, kui kaua ma seda kordan, ma ei väsi seda kordamast, et kui keegi tuleks kuskile lavale ja ütleks mõnele tuntud jutlustajale, et sa oled kõige kõrgema issanda sulane, kes kuulutab meile õiguse teed, siis ma arvan, igaüks oleks sillas selle peale lihtsalt. Neil oleks tohutult hea meel, et mõtle, ükskord mind ka märgati ja keegi ütles midagi head mu kohta ja me kõik tahame tegelikult seda, et meid julgustataks. Et selles mõttes, kui vaimude eristamise aind ei töötaks, siis ei oleks tuntud ära seda, mis allikas tegelikult keegi rääkis. Nii et piibel ei hoiata meid asjata selle eest, et on väga palju eksitajad läinud välja. Ja ma ütleksin veel seda, et ta ütleb ka teises kohas, et eksitajad teevad ka väga suuri imesid ja tunnustähti, et kuidagi moodi proovida eksitada neid, kes on välja valitud. Ja seda ta räägib ju tegelikult kogudusele, et ta räägi seda maailma inimestele, sest need on nagunii eksituse all. Ta räägib seda kogudusele, et kogudus ei tunne ära ühel hetkel enam, kes on kes ja mis vaimus keegi liigub. Ja selleks on olemas Jumala poolt pakutud lahendus, sellele me jõuame ka, aga ma tahakski tuua veel mõned näited, et tegelikult me peame mõistma, et vaimumaailmas tuntakse meid
hoopis teistmoodi. Et sa võid väliselt võtta endale kuldse rüü ja suured pikad 3-kilosed ristid kaela riputada ja käia ja koogutada ja olla hästi tubli kristlane justkui, aga vaimumaailm teab täpselt, kas sinu sees on püha vaim ja kas sinu elus on Kristuse meelevald, Kristus andnud meelevalla, mida sina võid nii-öelda siis deklareerida pimeduse jõududele. Tema teab täpselt, kas see on olemas. Ja sellepärast need inimesed, kes püüavad nii-öelda vale lambanahas ringi liikuda, neid on tegelikult suhteliselt lihtne paljastada, kui sa tunnetad ära need vaimus. Ma veel kord ütlen, kui püha vaimuannid ei ehita kogudust tänapäeval, siis võib väga palju juhtuda, et tekivad sektid, tekivad valeõpetused, tekivad kallutatud õpetused, kus tegelikult püha vaim ei saa liikuda, kus püha vaimule ei anta oli. Mul tuli ka kunagi sõna ühe konkreetse kiriku kohta, mida ma loomulikult viisakuses siin ei nimeta, üritan viisakas olla mõnikord. Et ta ütles, et nad austavad Jumalat, aga nad ei austa püha vaimu. Ja nad ei mõista seda, et püha vaim ongi Jumala enda vaim. Et sa ei saa kutsuda Jumalat ja jätta püha vaim ukse taha, et nad käivad koos. Kas sul on Jumal või sul ei ole Jumalat? Et see ei käi niimoodi, et Jumal on meiega koos, aga me püha vaimu tegelikult ei taha tunnustada, me ei taha taotleda tema püha vaimu ande, me ei taha nii-öelda liikuda tema juhtimises. Ja seda on tegelikult see on hästi tõsine asi tegelikult, sellepärast, et me võime õppida ja rääkida ja käituda nagu kristlased, aga tema ütleb, et vaimus ja väes tegelikult on see, mismoodi kogudus üles ehitatakse. Me peame saama täis vaimu, mis annab meile väe, et me saame liikuda, me saame kuulutada ja me saame liikuda ka alanduses ja meeleparanduses. Sellepärast, et kui on midagi meie ja issanda vahel, siis on takistatud see, et me kuuleme ja näeme ja seda muidugi valeprohvetitel absoluutselt ei ole. Et siin oli ka küsimus, ma korraks põikan kõrvale, keegi küsis siin käte pealepanemise kohta. Et selles suhtes ma ei hakka õpetama täna käte pealepanemisest, et mul on selles suhtes ka mingid omad seisukohad, aga ütleme siis niimoodi, et kui sa paned käed inimese peale, siis tegelikult toimuvad ülekanded. Ja selles suhtes me peame ka teadma vaimseid reegleid, kuidas me midagi teeme. Sellepärast, et me ei näe, et näiteks käte peale panemise kaudu oleks Jeesus väljanud kurja vaime. Et kui inimeses on kurjad vaimud või teemonid, siis me peame astuma konkreetselt sõnaga sellele vastu. Ja ma toon ka siin näite, kuidas, ma tegelikult juba eelmine kord tõin mitmed näited, kuidas kui sa oled täis püha vaimu ja sa esindad Kristuse meelevalda siin maa peal, mis on meile tõotusega antud kõigile, kes me oleme tema omad, siis püha vaimu väes ja ligiolus aktiveerivad kurjad vaimud. Nad tavaliselt ei muutu aktiivseks, kui püha vaimu ligiolu ei ole. Ja sellepärast, kui ma vaatan piiblit, siis ma näen, et inimesed Jumala ligiolust tulid patutunnetusele. Nad parandasid meelt, nad said aru, mis nad on valesti teinud, nad muutsid oma nii-öelda elu teiseks ka teatud väliste asjadega, mida Jumala vaim neile ilmutas. Ja see toimus ainult selle tõttu, et püha vaimu ligiolu tuli. Et kui on püha vaimu ligiolu, siis tuleb meeleparandus ja tuleb see, et ka vaimumaailm muutub aktiivsemaks. Ja kui püha vaimu ligiolu ei ole, siis inimesed võivad aastad elada patus keset kirikuta. Neil ei anna mitte miski märku selleks, et nad peaksid meelt parandama. Ja ma kunagi nagu mõtlesin selle peale ka, et oli kuskil koguduses üks inimene, kes oli lesbi ja ta käis ja ülistas Jumalat kogu aeg seal palvekoosolekutel. Ja siis ma ükskord mõtlesin, et huvitav, et kui ta on Jumala ligiolus, miks ta ei tule meeleparandusele? Miks ta ei tule meeleparandusele? Miks ta ei tunneta isegi, et ta elab patus tegelikult? Et ma ei saa nagu sellest aru. Aga üks teine näide jällegi samas suunas, et kui ma töötasin kosmeetikuna,
siis juhtus seal palju põnevaid asju, sellepärast et ma alati palvetasin, kui ma tegin näomassaaži naistele vaikselt, muidugi mitte kõva häälega, palvetasin, hakkasin õnnistama neid ja üks kord juhtus selline asi, et ma hakkasin teda õnnistama niimoodi vaikselt ja tegin massaaži ja siis ta äkki hüppas istuuli, kõik asjad lendasid ta pealt maha ja ütles, ma ei saa olla siin. Ma ütlesin, mis lahti ja mis juhtus? Ma ei tea, kohutav hirm hakkas äkki. Nii imelik tunne tuli, et ma ei oska seletada, ma vist jään grippi, ma pean ära minema ruttu. Ma ütlesin, oota, rahunege nüüd maha, et meil on ju pooleli kõik siin, kus te siis jooksete, et ikka kogu raha eest on ju. Okei, rahunes maha, heitis uuesti pikali ja ma ütlesin, okei, ma ei tohi palvetada ilmselt, siis ma ei palvetanud mingi aeg, tegin edasi, siis ta oli rahulik ja siis ma mõtlesin, et nüüd võiks lõpuõnnistuse ikka teha, eks ole. Ja tegin lõpuõnnistuse ja jälle hüppas püsti, mask näos, tahtis uksest välja joosta ja ta ei tulnudki rohkem enam tagasi. Et see ongi nagu see, et ei maksa palvetada, kui sa massaaži teed, sa võid kliendist ilma jääda, ta oli hea klient muidu, ta oli veel mingi ajakirjanik, ma mäletan. Et selles mõttes, kui sa lähed palvesse, kui sa lähed Jumala ette, siis tegelikult vaimumaailm aktiveerub. Ja teinekord me ei saa aru või mõista seda, aga kui sa nagu ütleme, palvetad pühavaimu andide pärast ja taotled neid, siis ühel hetkel sa hakkad aru saama, et sa eristad. Sa ei saa aru, miks, aga vaat üks inimene ärritab sind jõudsalt. Kas või bussis, ma ei mõtle praegu, siin on mingi sõbranna hakkab ärritama sind või mõni sõber näiteks või sina ärritad kedagi teist või midagi sellist, eks ole. Et ma ei räägi sellest praegu, sa oled kuskil bussis ja seisad seal lihtsalt ja järku tunned, et sul on raske olla selle inimese kõrval. Sa ei saa aru, miks, aga sul on raske olla selle inimese kõrval. Ja et miski asi kogu aeg nagu ärritub sinu sees. Ja ma olen ühe sellise kogemuse ka paljastanud, et ma olin aastakümneid tagasi, sõitsin trolliga, kui trollid veel liikusid, kes ei tea, mis on troll, see on üks selline sõiduvahend, kus olid sarved peas. Ja enam neid ei ole, eks ole. Ja siis sõitsin trolliga ja troll oli väga täis ja ma ka äkki tundsin, et miski tohutult ärritab mind siin trollis. Et kohe eriti tugevalt ja nagu põletab mind täiesti. Ja siis ma vaatasin ringi ja mu pilgud kohtusid ühe mehega, kes vaatas mind õlise pilguga. Ma ütleks selles mõttes õlise pilguga, et see oli imelik läige oli ta silmades, vaatas mind ja ma nägin täiesti, kuidas hooruse vaim vaatas tema silmadest mulle vastu. Ma tajusin, et see mees on seotud ja ta on minu sihikule võtnud ja ta siis, see oli väga ebameeldiv tunne ja siis ma hakkasin vaikselt sõitlema, ma läksin selle vaimule vastu, eks ole, mitte selle inimesele, vaid selle vaimule astusin vastu ja käskisin tal Jeesuse nimel vait ja vaga olla. Ja mis siis juhtus, mul oli väga kahju nendest inimesest, kes ta kõrval seisid, sellepärast, et see mees hakkas heast peast äkki tõmblema, väänlema nagu madu. Ma ei hakka siin seda näitama, mul ei ole nii head trenni teinud, et ma saaks näidata, kuidas ta väänles, aga see oli kohutav lihtsalt, kuidas ta hakkas ja nii kui siis need uksed lahti läksid trollis, siis ta pani minema sealt õudsa jooksuga. Ja siis pärast seda ma ei sõida enam trolliga, sest see oli juba teine, enam need ei ole ka õnneks, aga see oli nagu reaalne, kus ma kogesin vaimus, mis vaimuga on tegu ja kuidas keegi ärritas mind ja ta oli selles mõttes ilmselgelt seotud ja kui ma seda sõitlesin, kui ma selle vaimule vastu astusin, siis tekkis ka reaktsioon. Et selline asi juhtus mul ja neid on olnud palju, aga ma lihtsalt toon näite, kuidas enne, kui sa seda inimest näed, võid sa tunda ärritust vaimus juba. Et mina seisin alguses seljaga, aga minu vaim tunnetas ära selle inimese. Ja et nüüd, kui keegi teid kuskil ärritab, siis ärge hakake kohe nii-öelda sõitlema, te peate ikkagi ka saama teadmise, kellele te vastu astute või mida te teete, aga sellised asjad on nagu koguduses peaksid olema elementaarsed, et me liigume vaimus ja tunneme vaimus ära, mitte lihas, vaid me tunneme ära vaimus. Ma arvan ka, et väga paljud pahad asjad jääksid olemata, kui me tunneksime vaimus ära üksteist. Mitte lihas ainult, sest liha oskab teeselda. Vaadake Hollywoodi näitlejad. Ma vaatasin ühte evangeelset filmi USAs, kunagi kinos.
ja ise veel naersin pärast, et ma käisin iga nädal kirikus. Aga kui läksin kinno, siis ma sain palju suurema puudutuse Jumala käest, kui kõik need korrad, mis kirikus käisin, see oli tõeliselt hea film. Ja seda mängis üks Hollywoodi näite, oli peaosas seal. Ja kui ma pärast uurisin, siis tuli välja, et ta ei ole üldse kristlane. Aga ta mängis kristlast nii ehedalt, et mul oli täiesti võimatu arvata, et ta pole päästetud. Vaadake, kui hästi võib inimene ka, võib-olla ta nüüd on päästetud, ma ei tea seda, eks ole. Aga kuidas võib ka inimene teeselda, kuidas ta võib väliselt mängida midagi, kui sa vaimus ei tunne ära, kuidas ta tegelikult on ja mis ta tegelikult on. Et muidugi Jeesuse teenistuses aktiveerusid ka kurjad vaimud, kui Jeesus kuskil liikus. Ja te teate, ma olen teile rääkinud, et ka minul on neid kogemusi erinevad olnud, kus kurjad vaimud on läinud liikvele ja aktiveerunud, kui sa liigud. Et see esimene kord, mis mul oli, siis ma ei osanud veel üldse ära tunnetadagi midagi. Aga nüüd see, mis trollis juba tookord oli, seal ma konkreetselt siis tajusin ära, et seal on inimene, kes on seotud sellise vaimsusega ja nii edasi. Rääkimata sellest näitest, mis ma nõustamisel kunagi kogesin, kus inimene oli seotud tapja teemoniga. Ja mina tundsin sellist tunnetust, et ta tapab ära mu kohe praegu. Ma ei saanud aru, miks ma niimoodi tunnen ja mis ma niimoodi tunnetan. Ja siis, kui ma hakkasin talle esitama erinevaid küsimusi, tuli välja, et ta oligi koolitatud tapjaks, eriüksuslane oli ta. Ja see vaimsus käis temaga kaasas. See vaimsus käis temaga kaasas, see teemon oli kuskil seal, tal olid mingid tõsised probleemid, aga ta ei osanud seda seostada, eks ole. Nii et ütleme, sa võid tunnetada erinevaid asju, sa võid tunnetada esiteks siis seda, mis on kõige võib-olla igapäevasem variant, et mis vaimus inimene räägib. Et kui ta midagi ütleb sulle, et mul on sõna sulle või midagi sellist ja sa tunnetad ära, et tegelikult räägib hingeliselt lihtsalt. Nii öelda, ta räägib lihas, et see ei ole issandalt see sõna, et see on võib-olla väga ilus, aga see ei ole issandalt, sa tunnetad ära selle vaimus. Väliselt ei ole mitte midagi, mis sulle sellest nagu märku annaks, sest see sõnum võib olla väga ilus. Ja samamoodi vahet ei ole, kas kuskil väikses seltskonnas keegi annab selle sõnumi või on ta kuskil suurel laval kuulus jutlustaja või evangelist. Et kunagi, kui meil käis üks väga kuulus jutlustaja ja kõik tormasid horditena teda kuulama, mina ka ise, siis Jumala vaim ei öelnud mitte selle jutlustaja kohta midagi, mitte midagi isiklikku, vaid ta ütles nagu koguduse kohta. Et see tasub teil kõrva taha panna, et alati katsu läbi teda täna. Ära liugle selle põhjal, mis ta oli eile. Kui kuulus ta oli eile, kuidas ta kuulutas eile, kuidas ta rääkis, profeteeris, ennustas. See oli eile. Sellepärast, et nii kaua, kui meie siin maa peal oleme ja teenime Kristust, on meil võimalik tegelikult oma südant paadutada, saada võib-olla vaenlase valede ka nii-öelda kaasaminejaks mingil põhjusel, kus seda lased. See ei tähenda mitte midagi, et see enne olid. Tähendab, mis sa oled täna. Kelle vaimus sa täna liiguda. Ja issand tookord rääkis mulle ka seda, ma veel kord toonitan, ta ei rääkinud selle jutlustaja kohta mitte midagi. Ta rääkis selle üldise printsiibi kohta ja ütles, et vaata, kuidas kõik jooksevad suurte nimede järgi, kuidas kõik jooksevad, aga tegelikult nad ahmivad sisse tihtipeale valeõpetust, kallutatud õpetust ja mis kõige hullem asi on inimese enda arvamust õpetuse pähe. Ma tõlgendan selle viimase sõna lahti. Üks asi on Jumala sõna, mida me loeme, me teame reegleid, eks ole. Me uurime sõna, me loeme igatepidi on ju. Aga kui tegu on nooremate kristlastega, kes ei ole veel väga jõudnud piiblit läbi töötada enda jaoks ja nii edasi, eks ole, neid on ju väga palju. Kui on tegu nooremate kristlastega, siis nemad ei tee veel vahet, kas see on Jumala sõna või see on inimese enda tõlgendus Jumala sõnast. Saate aru? Kas sõna, mis on kirjas, või inimese tõlgendus sõnast. Ta tõlgendab seda teistmoodi ja ta esitab oma tõlgenduse sõna pähe.
Ja Jumal, see on see, kuidas Jumal näitas mulle neid asju kunagi. Ja niimoodi inimene ahmib. Ta võib, mis ma ütlen, et ahmib, ta võib ahmida enda sisse tegelikult midagi, mis on vaenlase vale, tõe pähe. Ta võtab selle tõe pähe, sest suur mees kantslist, no väike naine ka võib-olla, okei, et suur mees kantslist kuulutas seda. Ja see tundub nii usaldusväärne. Ja ta ongi võib-olla usaldusväärne. Aga süües seda sõna sisse suure usalduse kaudu, sa võid süüa sisse ka uskmatust, sest see on inimese omavoline tõlgendus sõnast või mingist profeteeringust ja me ei oska vahet teha. Me ei oska eristada seda. Me ei oska sellest aru saada, kui me ei liigu vaimude eristamise annis. See ei tähenda üldse seda, et alati kuri vaim peab rääkima. Ei, ta räägib oma lihast, ta räägib oma mõistusest seda asja. Me ei pea kohe lahterdama, et oi, nüüd on kuri vaim tal kindlasti. Ei, ta lihtsalt tõlgendab oma voliliselt midagi ja sa sööd selle sisse. Ja seda on Jumala vaim hästi palju mulle toonitanud, et kõik on kinni usalduses. Kõik on kinni usalduses. Mitte keegi ei saa tulla sõnaga sulle lähedale, kui sa ei ava ennast. Mitte keegi ei saa tulla sinu juurde, kui sa ei võta vastu seda. Kui sa ei lase sellel tulla. On nii. Sama on ka tegelikult mustas maagias. Ega need inimesed, kes on kõige suuremad skeptikud ja ei usu üldse mitte mingit ennustamist, nad on suhteliselt kahjustamata. Nendel ei tee see ka viga. Viga teeb sellele, kes läheb suure õhinaga ja kuule, vaata kui huvitav, mis ta mulle kõik räägib ja võtab selle vastu. Need inimesed on kõige rohkem kahjustatud. Aga see, kes on skeptik, ta kaitseb ennast, sest ma ei võta vastu seda jama, eks. Ma ei taha kuulata seda jama. Ja nad on palju vähem tegelikult kahjustatud. Nii et samamoodi, see on vaimumaailma reegel. Kõik algab sinu usaldusest selle sõnumi tooja vastu. Kui sina ei usalda teda, siis sa üldiselt ei võta seda ka vastu. Sellepärast, nüüd ma räägin pahupoolest, teeb vaenlane kõik selleks, et sa usaldaksid. Et sa usaldaksid, sest siis sa võtad ka vastu. Ja sellepärast, ma nüüd räägin kõigepealt jälle nii-öelda sellest pahupoolest, sellepärast eksitavad vaimud, nad teavad seda täpselt, et nad ei saa sulle ligi, kui sa ei usalda, kui sa ei ava ennast. Ja nad ei saa ka kahju teha siis, kui sa ei ava ennast. Ja sellepärast sensitiivide põhinõks on see, et ta ütleb alati kõigepealt seda, mis on tõsi. Sellepärast, et see tekitab usaldust. See avab inimese. See võib olla mingi väike asi, aga nende tehnika on see, et nad ütlevad midagi inimese mineviku või oleviku kohta, mida sa saad kontrollida. Ja siis tundubki, et kus ta teadis seda, eks ole. Kus ta teadis? Ja juba ta avaneb. Mul oma sõbranna läks niimoodi liimile. Ma usun, et loodan, et vähemalt ta ei ole siiamaani kuulama hakanud minu kõnesid. Enam kohvikus ei kutsuta, siis on selge. Et temaga oli täpselt nii kunagi. Tema isegi käis mõnikord, käis Luteri kirikus seal jõulude aeg ja oli küllaltki selline rikkumata inimene, kuni ühel hetkel tal jäi vastsündinud laps väga raskesti haigeks. Ja ema teeb ju kõik meeleheites selleks, et laps terveks saaks. Ja siis keegi soovitas tal minna sensitiivi juurde, keda ta tegelikult ei uskunud, ei tahtnudki minna sinna. Ja läks sensitiivi juurde. Ja sensitiiv ütles talle midagi sellist, mis oli õige tegelikult, mis oli tõsi. Mida mu sõbranna teadis, et seda ei saa kontrollida. Või tähendab, et ta ei saanud seda teada. Ja see ehmatas ta ära, et kuidas ta teab seda. Ja siis järgmisena juba ta luges loitsu peale mingisugusele veele, et anna see oma lapsele juua, sellepärast, et see tervendab. Ja kuna nüüd inimene oli juba usalduse kaudu natuke avanenud, mõtles, siin vägi töötab, siis ta viis selle vee oma väiksele lapsele, jootis sisse selle, laps sai terveks. Täiesti terveks, siiamaani terve. Sai terveks ja pärast seda see inimene mitte kunagi ei taha enam Jumalast kuulda. Ta ükskõik, kus mujal käib, budistide juures ja igal pool, kus vähegi saab, aga Kristusest ei taha ta midagi kuulda, see ärritab ta. Pärast seda hakkas selline asi peale. Ennem ei olnud. Ennem oli see, et tema ütles mõnikord mulle, et lähme kuulame ilusat orali muusikat, et väga ilus, tal meeldis orali muusika.
ja kutsus mind ükskord isegi ka Luteri kirikusse seda kuulama, aga ma ei saanud minna sinna, sellepärast mul hakkas paha ukse peal. Ja ma istusin kiriku trepi peal õues terve see aeg. Ja siis tema oli seal sees üksinda. Aga pärast seda, kui ta käis ja sai justkui abi, on ta lõhe sees Kristusega. Ta ütleb, et mind ärritab ka. Ma võin ta on hästi palju reisipuu mehega. Ütleb, ma võin igal pool, ma käinud igal pool, kõik võimalikus maailma nurkades, igasugustes templites ja hinduistide juures ja kus iganes. Et kõik on nii armsad ja toredad. Aga nii kui ma kirikusse lähen, ma tunnen, mul läheb süda pahaks, miski nii õudselt ärritab mind, ma lähen uksest välja kohe. Vaadake, kui lihtne see on tegelikult. Ja nüüd tekib küsimus, kas see, et ta laps sai justkui terveks, tõenäoliselt oli see Tšernobõli kiiritushaigus sel lapsel, eks ju. Ta oli terve väljas siis, kui see Tšernobõli katastroof oli. Vihma käes või mingi asja käes oli, ma tean, et pärast seda ta lakkas mingi jõune jama. Et kas see nüüd kaalub selle välja, et ta korraks selles ilmas sai midagi abi, aga näiteks ta ei tule mitte kuna, see näide lihtsalt on ju, et ta ei tule Kristuse juurde. Ta ei taha kuulda midagi Jumalast. Tema ja Jumala vahel on pandud lõhe, eks ju. Selle kaudu, et see esoteeriline, vaimne, teemollik, kurjast vaimust juhitud jama justkui aitas kedagi, aga saadab ta igavikus sinna, kus inimene iiagi minna ei tahaks. Et selles mõttes on väga oluline teada, et ka kui inimene ütleb sulle tõtta või ülesehitavaid asju või positiivseid asju, ma räägin mitte meist praegu, vaid üleüldises mõttes, siis see ei ole automaatselt alati see, et see on Jumala vaim, vaid kõik tuleb läbi katsuda. Sellepärast Piibel ütleb, katsuge läbi kõik vaimud, katsuge läbi, testige neid, vaadake, kas nad on Jumalast. Sellepärast, et kui sa ei testi neid vaime läbi, kui sa lased usalduse kaudu ennast eksitada, siis ka Kristuse ihusa on juhtunud kohutavad asju, mis on viinud inimesed eksiteele. Üks konkreetne näide, ja muide ma olen selle üle ise ka nagu mõelnud ja imestanud, et number üks asi, mis on sektijuhtidel ja ütleme ka sellised kõrvale kaldunud, kõrvale kalletega õpetustel on alati väline pühaduse otsimine hästi tugeva. Et väline selline, ütleme nii, et sa ei julge hingata ka, sest sa arvad, et sa teed pattu kohe. Umbes selline asi. Et ma kunagi mõtlesin, et miks see niimoodi on. Et miks näiteks sellised, ütleme, sektijuhid ja sellised valeõpetuste juhid, miks nad ei või olla sellised pigem, meie ettekujutuses pigem lodevamad või kuidagi sellised, kuidas ma ütlen, et läbipaistvalt kohe, et sa saad aru, et seal ei ole kõik korras võib-olla või nii. Ei, see on tegelikult täpselt vastupidi. Ma tegin kunagi väikse sellise uurimustöö. Mul on see isegi üleski kirjutatud sektidest koguduse keskel, kuidas nad võivad tulla ja mis on nende tunnused. Ja see esimene tunnus on väga suur vaimulikkus, väga suur pühitsuse otsimine, väga range vaimulikkus isegi ma ütleksin. Ja ma püüan seda kuidagi lahti seletada, et mõni nüüd ei mõtleks, et need kristlased, kes ei ole sektist, võiksid lodevamad olla. Ei, ma ei räägi sellest praegu, eks. Vaid kui me vaatame ka varisere, siis ka variserid olid väliselt väga sellised targutajad. Igast asjast nad hakkasid kinni, mida keegi tegi ja iga ühe asja kohta oli neil oma arvamus. Ja nad pidasid ennast väga õigeteks ja pühadeks tegelikult. Ja mõistsid hukka neid, kes täpselt niimoodi nagu ei käitunud, kui nemad arvasid. Et see on võib-olla natuke väike selline nii-öelda näide sellest, mismoodi ka variserid olid, aga miks Jumal ka nagu näitas, et miks on nad nagu väga sellised pühad ja pühitsust otsivad väliselt, ongi see just nimelt, et see usaldus tekiks. Et sa näeksid, mõtleksid väliselt, läheksid liimile, et see koht on nagu väga püha koht. Et kui ma nüüd siia sisse oma jalga ei saa, siis ma olen nagu igavesti kadunud. Et see on nagu natuke selline, et kui keegi aru ei saa, siis ma kordan uuesti üle, sest ma ei taha, et see jätab valet muljet, justkui siis pühitsuse otsimine oleks vale. Ei, ta ei ole vale. Ma räägin üle rõhutatud
ülerõhutatud vagadus, ülerõhutatud selline meeleparandus, pühitsus kogu aeg, et sa oled nagu oled. Ja ma toon ka ühe näite, kuidas, ma toon 2 näidet, kõigepealt ma toon kirikus selle näite, et üks inimene, kes hakkas üheks sektijuhiks, ma sellest praegu pikemalt ei räägi, sellest võiks rääkida 2 tundi järjest ja peakski rääkima 2 tundi järjest, see on väga õpetlik näide, kuidas pühendunud kristlasest võib tekkida sektijuht. Aga nüüd konkreetselt tema puhul, kui ma läksin koosolekule ja ta seisis mu kõrval näiteks, enne kui temast oli sektijuht saanud, ma alati tunnetasin, et nagu mingi hukkamõistu vaim oleks minu peal tulnud. Mitte ma ei tundnud, vaadake, me oleme toonud selle vahe, et mis on patutunnetus, mis on süütunne, eks ju. Et kui sa tuled patutunnetusele, mille püha vaim sulle toob, siis sa tahad, sa oled nii tänulik Jumalale, et ta tegelikult ilmutab sulle su pattu ja toob sind meeleparandusele, eks ole, sest ta armastab sind. See on hoopis teistsugune, mida sa tunned, kui Jumal seda teeb. Aga kui teeb seda inimene ja mitte Jumala vaimus, siis on seal üks rõhumine, üks süüdistus, üks hukkamõist, üks lootusetus isegi. Ja kui mina tema kõrval seisin koguduses, kus oli väga palju inimesi, siis mõnikord, mitte tavaliselt ma ei seisnudki, aga ütleme, mõned korrad oli niimoodi, et ma tulin, seisin ta kõrval ja ma järsku tundsin, et ilma, et ma üldse räägiks temaga, et mingi rõhumine, selline süüdistus või kuidagi selline hukkamõist, et ma ei ole nagu midagi väärt. Ma ei kõlba mitte kuskile. Et see on ikka imelik selline, hakkas nagu kerima. Ma ei ole nagu midagi väärt, ma ei kõlba, nagu selline pisendav, et ma ei tea, kas ma kõlban üldse. Ja kui see oli mitu korda kordunud selle inimese kõrval, siis mõtlesin, et huvitav, et tema mind ei tunnegi. Et miks ma tema kõrval tunnetan sellist vaimsust, mis nii-öelda, ma arvan, et te teate seda, et süüdistus võrdub ka alati lootusetus. Sellepärast, et ta ei näita sulle väljapääsu. Ta paneb sind ühe rõhumise alla, et ta ei näita sulle väljapääsu tegelikult. On ju. Aga Jumala vaim näitab alati väljapääsu, ehk siis paranda meelt. On ju. Ja ma annan sulle andeks ja puhastan sind oma verega kõigest ülekohtust. Eks ju. Et Jumala vaim näitab alati ka väljapääsu. Ta ei ütle, näed, et sa tegid pattu, aga nüüd ole seal, eks ole. Et tema toob alati väljapääsu. Ja siis tuligi hiljem see välja, isegi mitu aastat hiljem, et tegelikult tema, ütleme, juhtis siis inimesi ühel hetkel täiesti vaenlase vale sisse. Ja see, kuidas see toimis, oligi siis see, et tema esiteks ütles, et see on kõige püham ja õigem koht. Et teised kõik on valeda, et ainult nende seas on see pühitsuselu ja nende seas on meeleparandus, mis pani inimesed nii suure süütunde alla, et nad enne ukse taga juba parandasid meelt kogu aeg, et sisse minna, sellepärast, et nad julgenud enam sisse minna, sest kohe öeldi, et mine teise tuppa meelt parandama, sa ei ole täna piisavalt meelt parandanud veel, sa ei ole piisavalt püha ja see viis lõpuks inimese täieliku hukatuse hirmu sisse, et tal ei ole enam lootust, tal ei ole pääseteed, et Jumal on nii suur kohtumõistja, tema on nii patune, tema ei suuda iialgi olla nii õige Jumala ees, kui Jumal seda tahab ja Jumal seda ootab. Ja kui me nüüd saame aru sellest, et mis see üldine sõnum on selle loo sees, see üldine sõnum on see, et Kristuse ohver on ju tühjaks tehtud, kui meie ise saaksime olla nii perfektsed Jumala ees, et ta saaks meid vastu võtta. Et kui sa vaatad, siis ta juhib tegelikult sind ise enda peale vaatamise peale. Ta võtab fookuse ära Kristuse ohvrilt, kes maksis hinna just nimelt sinu pattude eest, et sina võiksid saada õndsaks. Ta võtab selle pealt lõpuks fookuse täiesti ära ja juhib inimese tupik tänavasse, kus inimene ei näe enam mingit lootust. Ta tunneb ennast nii süüdi, nii mõttetuna, nii halvana, et ükskõik kuidas ta ei pinguta, ta nagunii ei saa õndsaks. Ja lõpuks ta on sellise hukkamõistu all, et pääseteed justkui enam ei ole. Mis tähendab seda, mul oli kunagi jälle Soomes, peakski sinna minema vahepeal, seal oli kõige kõvemad ilmutused üldse, mis mul on saanud, elus on Soomes olnud.
peale seda, kui ma päästetud sain. Ja seal oli ka ükskord selline asi, et ma lugesin piiblit palju ja palvetasin ja siis mõtlesin, et ma käin mööda nööri, et ma pean olema lihtsalt nii hea kristlane, et ma ei tohi ühtegi mõttes, sõnas ega teos ühtegi valet asja teha. Ja tahtsin väga saada veel paremaks kristlaseks. Ja mida rohkem ma tahtsin, seda nukramaks ma muutusin, sest ma nägin, et ikka juhtus alati midagi, mis ei olnud see õige asi võib-olla. Ja siis ma palvetasin ja küsisin Jumala käest ja Jumal ütles, et vaata, see probleem on ja väga paljudel kristlastel, et sa tahad saada heaks kristlaseks. Aga mina pole kunagi öelnud, et sa pead heaks kristlaseks saama. Ma olen öelnud, et sa pead oma elu ära andma mulle, et mina võiksin sinu läbi elada. Ja kui sa sellest asjast nagu saad ilmutuse, et jah, sa oled Jumala kaastööline, aga tegelikult saab ikkagi ainult tema oma elu elades sinu läbi muuta sind tema sarnaseks, et sa ei saa ise seda teha. Ja nüüd see vahe, mida ma tahtsin rõhutada, ongi see, et kui me laseme kaasa viia ennast ja ma ei tunneta ära, et tegu on vale prohvetiga või siis lihast tegutseva inimesega, sellest ma tahan ka ühes veel mainida, siis me laseme ennast juhtida vaikselt, mitte patu sisse, vaid hukkamõistu sisse, kus sa tegelikult ei näe enam armu, kus sa ei näe seda, mis Kristus on teinud. Sul ei ole enam vabadust tema vaimusa, vaid sul ongi üks rõhumine, üks enda süüdistamine, üks enda üle kohtumõistmine ja kahjuks ka teiste üle tihtipeale kohtumõistmine tuleb ka siis kaasa automaatselt, et sa hakkad ka teisi siis nägema sellistena. Et kui Kristus ütles mulle, et mina tahan elada sinu sees, sa ei saagi kunagi heaks kristlaseks, et kui meie saaksime perfektselt elada, siis oleks Kristus ilmaselt tulnud, eks ju. Et me ei saa ise ära teenida oma tegudega lunastust, me ei saa mitte millegagi ära teenida seda. Me saame ainult vastu võtta ja iga päev ennast üle anda. Ja nüüd ongi see, et millegi pärast sellistel sekti ja ütleme kõrvale kaldunud õpetajatel ongi tihtipeale selline väga suur pühitsuse toonitamise, nagu üle vindi pühitsuse toonitamine ja seda tavaliselt alguses tunned ära ainult vaimus läbi vaimu teenimuse anni. Sest vaata, veel kord, kui mõni õpetaja ütleb, et ma ei tea, lähme joome täis ennast täna õhtul või teeme mingid muid, lähme kaklema näiteks, siis sa nagu järgi teda, sa saad aru ju kohe, et tegelikult asi on viltu ja sellistega pole mõtet kaasa minna, eks. Mõned muigavad, huvitav, kas nad on niimoodi mõelnud või? Okei, aga kui ta on hästi püha, ta räägib ainult kirjakohtades, söögi alla ja söögi peale, ei oskagi teistmoodi rääkida kui kirjakohtades ja ta on hästi püha. Ja sa tunned ennast tema kõrval täieliku patusena kogu aeg, ükskõik millal ta suu lahti teeb, siis tegelikult seal on eriti noorematele kristlastele üks lõks, et äkki olen mina süüdi ja tema on see õige. Ja mina olen kogu aeg see, kes peab meelt parandama ja ühel hetkel kui see usaldus on kasvatatud inimese vastu, siis antud loos, mida ma tahtsin nagu näiteks tuua, oli järgmine etapp juba see, et hakati profeteerima väga palju tuleviku kohta, oleviku kohta, koguduse kohta. See on tore iseenesest. Ma ka ise profeteeriks kogu aeg, kui saaks. Aga järgmine etapp oli veel hullem. Ja järgmine etapp oli juba see, 3. etapp, et hakati isiklikke profeteeringud andma, mis muutusid järjest rohkem suunavaks. Ehk siis ta hakkas juhtima profeteeringute kaudu tavaliste inimeste elu. Ta hakkas ütlema, kellega abielluda, kuhu tööle minna, kes peaks oma õpingud lõpetama, kes ei tohiks oma vanematele külla minna nädalavahetuseks. Et tuli juba selline isikliku elu juhtimine profeteeringute kaudu. Ja kuna nüüd need inimesed, kes temaga koos olid lasknud siis mässida ennast usalduse kaudu kogu aeg, sest alguses oli kõik õige, alguses olid tõesed asjad ja asi lõppes siis sellega, et tulid totaalselt valeilmutused, mis ei olnud enam piibellikud. Nii et 3. etapp oli siis isiklikud asjad, et keelati ja kästi teatud asju teha, aga viimane asi oli siis see, et
jah, see tundub võib-olla mõnele naljakas, tegelikult ei ole, et ta kuulutas ennast siis üheks 2 tunnistajatest ilmutuse raamatus. See grupijuht ise, et tema on siis nii-öelda see 1 2 tunnistajast ja teine, kuna teie ei tea, kellest ma räägin, siis ma ei räägi nimedega muidugi, ainult üks inimene teab, kellest ma räägin. Et siin paigas see, kes kõige rohkem muigab praegu, et ma lihtsalt räägin seda sellepärast, et ma olen ammu tahtnud seda rääkida, et see valeilmutus läks siis nii sügavale ühel hetkel, et Jumal kõigi ees olevat siis öelnud talle, et ta abiellub endast mitukümmend aastat noorema mehega, kes oli ka siis selle grupi liige ja muutub ise siis sama palju aastaid nooremaks sel hetkel ja juhuslikult oli abielus, et siis see mees nagu sureb tal ära ja siis see teine grupi liige, kellega ta pidi abielluma, on siis teine see 2 tunnistajast. Et saate aru, ma räägin inimesest, kes oli kristlane, kes oli õpetanud piiblikoolid, kes oli andnud oma elu Jumalale, kelle elus oli Jumal imesid teinud. Ta oli lausa ühe organi talle kasvatanud, mis ära opereeriti. Väga suur imesi Jumal oli teinud temaga, ta tunnistas igal pool. Ja siis tekib see küsimus, kuidas on võimalik, et ma ei räägi praegu mingisugusest šamaanist, eks ole. Ma räägin inimesest, kes kasvas üles koguduse keskel nii edasi. Et kuidas on võimalik, et inimesest saab selline, ütleme, täielik valeprohvet siis juba see kasvuprotsess. Et mina tegin sellest ühe põhjaliku analüüsi, kuna ma hiljem mitu aastat tegelesin siis nende ohvritega, kui nad sealt lõpuks välja tulid, need nooremad inimesed ja kuulasin neid lugusid lõputult ja analüüsisin neid ja panin enda jaoks selle pildi kokku oma pastori palvel, kes palus mul seda teha teatud mõttes, nagu tegeleda sellega. Ja need inimesed tulid kõik lõpuks välja sealt. Natukene Jumal kasutas ka mind selles asjas, aga ütleme nii, et aastateks lõhutud elud, täielik usaldamatus Jumala vastu, täielik usaldamatus kristlaste vastu, pettumus, kõik see oli see vili, ehk siis täielik häving oli see vili, mis tuli esile selles töös, kui ma kuulsin pärast, mida need inimesed rääkisid. Et vaadake, see, miks tulevad valeprohvetid, eksiõpetajad, sektid, vales vaimus liikuvad inimesed, kes on alustanud võib-olla õigesti. Nagu me kadunud poja loost näeme, kadunud poega teadis alati, kus on isa. Ta raiskas oma vara ja nii edasi, aga ta teadis, kus on isa kodu. Ja ühel hetkel, kui ta oli kõik ära raisanud, ta tahtis sinna tagasi minna, sest ta teadis, et see on ainuke koht, kus on hea olla ja turvaline. Kui inimene pettub Jumalas, siis kuhu on tal minna? Inimesel ei ole mitte kuhugi minna enam, kui ta on Jumalas pettunud. Ja võt see on see põhjus, miks on välja läkitatud igasugused valekuulutajad, valed vaimud, sest nad eksitavad alguses rääkides tõtt ja hiljem tõmmates inimese pea ümber silmuse kokku, nii et inimene ei tea enam oma identiteeti Kristusest, ta ei tea, kes ta on ühe eksituse all ja lõpuks tal ei olegi kuhugi minna enam. Sellepärast, et ma kordan seda lauset, et kui inimene pettub Jumalas, siis kuhu tal minna on? Kus on siis tema isa kodu? Kuhu ta tagasi pöördub, kui ta on Jumalas pettunud? Nii et see mäng ei käi mitte selle nimel, et kedagi tervendada, aidata, informeerida, tulevikku ennustada. See mäng käib sinu elu surma peale. Et ühel hetkel, isegi kui sa oled olnud Jumala juures, saaksin kuidagi moodi läbi pettuse valedega lõksu tõmmata ja eemale viia. Ja selle paljastab algusest ennetavalt põhimõtteliselt ainult vaimude eristamise ainult. Kui sa vaimus tunned ära, et asjad on valesti, siis saab neid asju ennetada. Kui sa vaimus ei tunne ära, siis inimesed lähevad sellega tihti kaasa, sest tegelikult tahavad ju kõik olla seal, kus on kõige õigem koht. On ju nii? Keegi ei taha ju olla seal, kus vale koht on. Me kuulutame välja, et siin on vale õpetus, sulge siia kõik. Ei tule ju keegi, eks ole siis.
kõik tahavad ikka minna ja tunda ennast kuidagi, et näed, mina olen selles kõige õigemas kohas ja mina olen kõige paremas kohas ja nii. Selles mõttes, et selliste asjadega, mis ka meie egot puudutavad ja meie ego on tähtsad, selliste asjadega mängitakse meie ümber. Nii et vaimude eristamise and on ülitähtis, et me tunnetaksime ära, mis vaimus ilma räägib, mis vaimus keegi kuulutab, keegi õpetab ja teiseks ka seda, et mis vaimuga on ilma seotud, et me siis teaksime täpselt, mida me siis oleme kutsutud välja ajama. Ja kolmandaks vaimude eristamise anda on siis see, kui me näeme vaimumaailma. Et nagu ma ütlesin, üks inimene ütles, et see on ainult vaimumaailma. Vaimumaailma nägemine on ainult see vaimude eristamise and, kui sa näed vaimumaailma. Aga jällegi ma ütleksin, et piibel seda ei kinnita. Et ikkagi eristama tähendab seda, et sa eristad, kes on kes. Et see on nagu väga, väga lihtne nagu aru saada. Sa eristad sellepärast, et kirjakohad ütlevad meile ja hoiatavad meid valede eest, valeprohvetite eest, huntide eest lambanahas ja sellepärast ongi see, et taotlege vaimude eristamise andi. Nüüd lõpetuseks ma tahan öelda sellise väikse alamärkuse, et kui sa tunned ärritust, eriti kui sa oled noor kristlane, vana ka võib-olla, no vanad sikud pidid veel kõige hullemad olema muidugi, okei, see ei nali, siis see võib olla ka su liha. Et ära kohe arva, et sellel inimesel on mingi teema, kui sa tunned, et keegi ärritab sind. See võib olla ka see, et sinu liha sai ärrituse, see inimene meeldi sulle, võib-olla see, kuidas ta käitub, kuidas ta räägib, eks ole. Ja nii et selline lihaärritus on ka olemas, eks ju. Nii et selles mõttes tuleb õppida eristama, nii nagu kõikide teiste andide puhul ja profeteeringute puhul, sa pead õppima eristama seda. Iseenda sees kõigepealt, kas see on vaimuärritus või see on, see on järgmine teema juba, me ei jõua seda kõike rääkida siin, või on see su hinge teema. Et mõni inimene lihtsalt millegi pärast ei meeldi sulle. See ei tähenda seda, et ta on seotud, eks ole. Et selles mõttes on ka ju sellised, nii-öelda öeldakse isiksuse konflikt, eks ole, et teatud inimesed kuidagi põrkuvad või ei sobi teineteisega, eks ole. Et minule üks ütles, et see on väikse huumoriga öeldud ja natuke liialdatud, võib-olla natuke väänatud, et muidugi sa ei meeldi inimestele, aga kui sa suu lahti teed, siis nad mõtlevad ümber. Et minu enda kohta. Et kui ma rääkima hakkan, siis võib-olla mõtlevad ümber oma otsustes. Ja küll, see oli nagu selline hea lõppsõna näiteks praegu. Aga ma arvan, et jah, ütleme, kuidas ma seda lihaärritust või vaimuärritust nagu eristaksin. Esiteks ma palvetan väga palju, et ma võiksin inimesi armastada läbi Kristuse silmade ja näha neid läbi Kristuse. Et ma ei hindaks inimesi liha järgi, sest piibel ütleb, et me ei tunne enam liha poolest inimesi. Et liha poolest võivad väga paljud inimesed mitte meeldida ja mina ei meeldi paljudele. Aga kui sa õpid vaimust tundma inimesi, siis sa tunnetad tegelikult seda vaimu haakumist, seda vaimu juhtimist, seda vaimus üheks saamist ühel hetkel. Ja kui sa ka enda ellu seda paluda, siis sa hakkad järjest rohkem eristama seda, kui see on vaimne ärritus, kui see on hoiatus millegi eest või midagi nii-öelda. Näiteks seesama inimene, kellest ma just rääkisin, see, kellest sekt tuli, ta jumal tahtis mulle käed peale panna. Mina ise ei ole tundnud muide halvasti, kui ma käed peale panen kellelegi. Aga kui minul on pandud käed peale, siis ma olen tundnud mõnikord halvasti. Ja see inimene tahtis minu eest palvetada. Ta teenis sellel ajal veel kirikus palvetajana ja ta kutsus, et kes tahavad tulla, et ta palvetab inimeste pärast. Ja mõned läksid ka. Ja mina kindlasti ei tahtnud sinna minna, sest ta juba siis oli mind vaimus korduvalt ärritanud. Ja siis ta ütles, et tule ka, ütles mulle nimepidi. Et mina kohe tunnen juhtimist, ma tahan su eest palvetada. Ja see on piinlik situatsioon, inimesed vaatavad, et kas ma ütlen, et ma ei tule. Ja siis ma läksin ja palusin endale Jeesuse vere kaitseta. Ja et kõik sõnad, mis ei ole vaimust ja kõik see, mis tuleb mitte vaimust, pühast vaimust, et ei saaks seda rääkida. See on ainuke kord, kus ma olen niimoodi valletanud. Ja
ma palvetasin, kui ma läksin sinna ette niimoodi ja siis ta tahtis mu peale oma käe panna. Ja siis ta järsku tõmbas selle käe niimoodi ära, nagu ussi oleks nõelanud, ütles, ma ei tea, võidme läks ära, ma ei saa palvetada selle eest. Ma ütlesin, kui kahju. Okei, ma ei öelnud, et kui kahju, aga ma nagu hingasin nagu sügavalt sisse välja, mõtlesin, vau, on ju. Et selles mõttes ärge liialt umbusaldagi isendid. Nii paljud inimesed on öelnud pärast, et aga ma tundsin seda, tunnetasin. Aga ma ei uskunud, ma arvasin, et ma tunnetan valesti. No, et ärge ka liiga palju ennast nii-öelda ebakindlust tundke. Et ma usun, et issand tahab meid kõiki õpetada, liikuma selles. Ja mul on olnud väga palju selliseid juhtumeid, kus ma olen kogenud vaimude eristumise Anni kaudu, näiteks, et inimesel on surmavaim või tal on hirmuvaim või tal on hooruse vaim või tal on tapja vaim. Ja siis on väga lihtne sellele vaimule rääkida tegelikult ja ta läheb välja selle inimese seest. See on nagu lihtne, aga me peame toonitama seda, et 7 kurjamat tuleb tagasi, kui inimene ei saa täis püha vaimu ja hoiab uksed lahti kuskil ise. Et selles mõttes, kas on alati vaja kõiki vaime kohe välja ajada, kui inimene ei ole saanud õpetust ja ta ei ole tegelikult tulnud meeleparandusele. Et mõnikord me võime teha nagu karuteene nii-öelda, nagu öeldakse selle inimesele, eks ole. Et sellepärast, nagu ma ütlesin, ärge usaldage alati seda, mis on eile olnud. Vaadake, mis on täna. Katsuge täna läbi, mitte see, mis ta kunagi oli. Et sa ei tea kunagi, kuidas asjad võivad nagu kulgeda. Ja teine asi, mis ma siin ükskord seoses prohveteerimisega ka rääkisin ja jagasin, oli see, et millal need lõksud võivad ka tulla, kui jutlustajat oodatakse prohveteerimist näiteks. Ja ta tajub, et saalis on inimesed, kes ootavad, et ta prohveteerima hakkaks, aga Jumal ei ole talle sõna andnud. Jumal on hoopis midagi muud võib-olla plaanis sellel õhtul. Aga kuna inimeste ootus on nii suur, siis ta hakkab seda tegema. Ja see on ka tegelikult üks uks, sellepärast, et issand ei ole andnud agendat selleks. Ja ta teeb seda. Nii et kokkuvõttes igas asjas käige vaimus, siis te teete lihategusi. Ja Jumal tahab väga, et me liiguksime püha vaimu andides. Ta väga tahab seda, sest ta ei oleks muidu öelnud, taotlege seda. Ja see toimub koguduse üles ehitamiseks. Aga see tähendab seda, et ikkagi on väga palju valeprohvetit läinud ka maailma. Mis tähendab seda, et me peame õppima läbi katsuma nii sõnaga kui vaimus, eks ole. Et Jumala vaim ei lähe kunagi vastuollu enda sõnaga. Et esiteks on antud meile piibel, aga on teatud situatsioone, kus sa ei saa piibliga läbi katsuda. Näiteks seda kas või millist töökohta võtta või midagi. Seda ei ole sinu kohta kirjutatud piiblis, eks ju. Või ma toon lihtsalt näiteks, ole. Et teatud asju ei ole. Nii et ma lõpetan sellega praegu. Aamen.